Head külalised, head kolleegid, on sedavõrd tore näha, et sellisel kaunil suvepäeval võtsite vaevaks tulla kuulama, mida uut energiasalvel Eesti esimesel suurel sellisel pikaajalist salvestuslahendust pakkuval projektil pakkuda on. Tõepoolest, meil on uudiseid, me oleme kaasanud enda ringi uusi investoreid selleks, et võtta nii-öelda järgmine pikem samm oma arenguteel, selleks, et nii-öelda teha valmis kõik tegevused, et me saaksime järgmisel aastal ehitusega alustada. Nüüd sellist sissejuhatut tehes lubage mul kõigepealt võib-olla astuda nagu väike samm tagasi ja võtta nagu vaade orbiidilt. Ja see vaade orbiidilt on tegelikult hästi lihtne. See ütleb seda, et pikaajalise energiasalvestuseta ei saa. Viisil, teisel või kolmandal me peame oma energiasüsteemi ümber ehitades siis pikaajalise energiasalvestuse tegema ja meie oleme siis need, kes seda suunda eest veavad. Põhjus, miks pikaajalist salvestust ilmtingimata vaja on, peitub siis selles, et taastuvenergia poolt domineeritud energiasüsteemis poolel ajal on elektrit üle ja poolel ajal on elektrit puudu ja seetõttu just pikaajaline salvestus, kui me räägime siin 8,5 tundi, mitte 1-2 tundi, on asi, ilma milleta elektrisüsteem ei saa toimida. See ei ole siiski tüütu kohustus, vastupidi, see on võimalus, siis pikaajaline salvestus on võimalus. Pikaajaline salvestus tagab soodsalt puhta energiavarustuse ja ta on kasulik. Sellest kohe ka järgmine slaid. Vesisalvestist kui kõige soodsamast salvestuslahendusest, salvestusvõimalusest räägin loomulikult ka, sest energiasalve projekte seda ju ongi. Ja lihtsalt numbreid siia tuues, Paldiski vesisalvesti on umbes 3 korda, sõltuvalt mahust 3-5 korda odavam kui tänased akutehnoloogiad. Ja põhimõtteliselt, kui meie töötame ilma subsiidiumita, ilma siis maksumaksja või tarbijapoolse subsideerimiseta, siis akudele kahjuks, meeldib see kellelegi või mitte, selleks, et nad turule tuleks, tuleb umbes meie CapExi ehk siis nii-öelda investeeringumaksumuse jagu toetust juurde maksta. Sellest, et pikaajaline salvestus riigile kasulik võib olla, annab tunnistust järgmine slaid ja kirjeldab siis eelmise aasta nii-öelda sündmusi Norra ja Taani vahel. Taani siis teadagi selline tuuleenergiamaa, Norra teadagi hüdroreservaaride, siis vesisalvestuse maa. Ja see pilt kribu palju, aga lühike kokkuvõte on see, et Taani müüs Norrasse elektrit hinnaga 84 eurot megavatt-tunni kohta ja ostis sama salvestatud elektrit tagasi hinnaga 300 eurot. Ehk siis targalt käitumine on kasulik. Täpselt samasugune vesisalvesti nagu Norras on ju ka Paldiski vesisalvesti. Selle väikse erisusega, et ta ei asu mägedes. Ta ei asu mägedes ja ei nõua suuri reservaare, siis, mis iseenesest mille ehitamine on suure keskkonnajalajäljega aga siiski tagab siis nii-öelda energiasüsteemi toimimise kõige soodsamal viisil. Selleks, et Paldiski vesisalvesti töötaks, on meil vaja ehitada siis maa alla 700 meetri sügavusele reservaarid, kogumahuga 4,5 miljonit kuupmeetrit. Selleks, et 12 tunni jooksul 500 megavatti võimsusega salvestada taastuvenergiat, siis kui seda on üle, lastes vett halumistesse reservaaridesse merest, Paldiski lahest ja vastupidi, siis kui tuult ei ole, päikest ei ole, siis siis kui tuul ja päike on, siis me pumpame vett ülesse ja siis on elekter hästi kallis ja siis kui tuult ja päikest on üle, siis me laseme vett läbi turbiinide alumistesse reservaaridesse, genereerides selliselt 6 gigavatt-tundi 12 tunni jooksul elektrit, mis on umbes pool Eesti kodumajapidamist sellisest päevasest elektritarbimisest. Sellel energiasalve lahendusel on
on 2 suurt eelist võrreldes Norra salvestitega. Esimene on see, et me saame seda salvestusmahtu, mis energiasüsteemis on kõige olulisema tähtsusega, jätkuvalt suurendada. Ja seetõttu ja tõesti sellise hinnaga, millega ükski teine salvestuslahendus ligilähedaselt isegi teoreetiliselt mitte konkureerida ei saa. Suurendades lihtsalt maal siis nende alumiste reservuaaride mahtu. Ja teine oluline eelis on keskkonnaga seotud eelis ja see taandub maakasutusele, see taandub siis kalastiku, loomastiku ja üldse veerežiimi muutusega seotud eelistele. Nii et põhimõtteliselt asi, mis on samasugune nagu Norras, kuid oluliste eelistega. Energiasalve oma lahendusega Eesti elektrisüsteemis klaarib üsna palju asju. Esiteks me vähendame elektri hinda. Järgmine loogiline küsimus teie poolt on, et kui palju me siis seda elektri hinda vähendame. Sellele tulevikku vaadates on väga raske, et mitte öelda võimatu vastust anda, me saame öelda seda retrospektiivselt. Ehk siis eelmine aasta, kui see meie jaam oleks olnud turul, siis Eesti inimesed oleksid elektri eest maksnud vähem 130 miljonit eurot pluss. Tulevikku vaadates see, kui palju elektri hind väheneb, sõltub tegelikult ühest lihtsast asjast. Kui palju on Eesti elektrisüsteemis taastuvenergiat. Mida rohkem taastuvenergiat, seda odavam on hind. Teisest küljest, mida rohkem taastuvenergiat, seda rohkem on pikaajalist salvestust. Teine viis, kuidas me aitame süsteemil ja inimestel elektrimuret klaarida, on see, et me andestame prognoosi pealt. Teatavasti tuulel päiksel on selline juhuslik iseloom ja seal prognoosil on hästi suur tähtsus, millel kindlasti on oma siis vigadel, millel on kindlasti oma tähendus rahaliselt. Meie need nii-öelda hinnariskid maandame, silume neid hindu. Siit juba jutt läks natuke taastuvenergia juurde. Tegelikult salvestus, pikaajaline salvestus vähendab taastuvenergia võimsuste toetusvajadust ja aitab sellega siis järjest rohkem taastuvenergiat siis turule, siis kodumaist taastuvenergiat turule. Jällegi taastuvenergiast tulenevalt 4. selline suurem väljakutse on elektrisüsteemi vajadus tulla toime kiirete ja suurte kõikumistega. See on just see lahendus, vesisalvesti on just see lahendus, millega neid nii-öelda väljakutseid kõige paremini adresseerida. Loomulikult anname saastavama tipuenergiat, parandame energiajulgeolekut, üllatus, vähendame TSO ehk siis Eleringi investeeringuid. Asi, millest on vähem räägitud, aga mille mõju tegelikult ei ole üldse vähetähtis, on see, et Paldiski vesisalveste projektiga me võtame kasutusse ju Eesti uue loodusvara ehk siis gneissid ja gneissidest valmistatud kiilustikuga me saame lihtsustatult öeldes endale Soome teed siia Eestisse. Kui need kasud, otsesed ja kaudsed kokku võtta, siis energiasalve selline panus Eesti arengusse perioodil, siis kui ta käivitub ja esimese 20 tegevusaasta jooksul on suurusjärgus 4,5 miljardit eurot tagasihoidlikel hinnangutel, millest siis umbes 2,7 miljardit tuleb siis puhtalt elektri osast ja ligi 1,7 miljardit siis sellest loodusvara projektist. Energiasalve ajalugu on kahetsusväärselt pikk. Kahetsusväärselt seetõttu, et me oleme seda projekti, mis tegelikult oleks pidanud olema täna juba valmis selleks, et meie elektrihindasid odavamaks muuta. Me oleme seda projekti arendanud juba aastast 2008. Erinevatel põhjustel, mida me siin lahkama ei hakka. Aga me oleme täna siiski
Põhja-Balti piirkonnas ehk siis Skandinaavias Baltikumis ainus nii-öelda siis Euroopa ühishuvi salvestusprojekt, mis tähendab seda, et me oleme strateegiliselt oluline investeering kogu Euroopa Liidu ja eriti selle piirkonna jaoks. Ja me oleme loastatud, mis tähendab seda, et meil on kõik nii-öelda võimalused siis reaalselt tegevustega alustada ja selleks, et nende reaalsete tegevustega alustada, selleks me siis seda investeeringut uutelt investoritelt ja ka vanadelt investoritelt kaasasime selleks, et optimeerida oma lahendust. Tehniline lahendus, me oleme seda oluliselt optimeerinud, muutnud nii-öelda ehituslikult lihtsamaks ja loomulikult rahaliselt soodsamaks selleks, et ellu viia ehitushange, läbi viia ehitushange selleks, et leida omalt tõepoolest kõige soodsamad partnerid, kes selle Eesti jaoks ja nagu ennist räägitud kogu Euroopa jaoks olulise infrastruktuuri projekti siis edukalt tähtaegselt ellu viiksid. Selleks oli meil vaja kaasata investeeringuid, et organiseerida kogu projektile tulugarantii selleks, et jõuda juba nimetatud tegevuste ja mõnede oluliste tegevustega veel lõpliku investeerimisotsuseni järgmise aasta teises poolest, ütleme siis teise kvartali lõpus. Selleks, et ehitus saaks alata järgmisel aastal, selleks, et Eesti saaks endale uue loodusvara kasutusse 2026. aastal. Selleks, et Eesti elektrisüsteemi tööd stabiliseeriv, hindu alandav, taastuvenergiale üleminekut toetav vesisalvesti saaks osalise mahuga tööd alustada aastal 2029. Selleks, et projekt saaks lõplikult valmis 2031, siis nii-öelda esimese etapi salvestusmahus 6 gigavatt-tund. See oli minu sissejuhatus sellest, mis asi on Paldiski vesisalvesti, milleks ta hea on ja mida me siis kaasatud 11 miljoni euroga peale hakkame. Tänased päevakangelased on aga eelkõige siin istuvad härrasmehed, kes oma panusega meid selle suure järgmise tähiseni ehk siis lõpliku investeerimisotsuseni oma panusega aitavad. Ja mul on tõepoolest hea meel siin anda sõna järjepannu igale ühele või tegelikult võtame nad sõna ise, aga me leppisime kokku, et Toomas Mets Kombimuudist on esimene mees, kes ütleb, miks ta uue investorina nii-öelda meiega liitus ja kuidas ta seda investeeringut enda jaoks käsitleb, millisena. Nii et Toomas, ole hea. Mina olen Toomas Mets ja tulen Kombiwood grupist. Et nagu nimi ka ütleb, tegeleb see grupp puiduga. Kombiwood grupp on üsna uus selline moodustis, on ju, mis loodi alles 2,5 aastat tagasi, aga meie ettevõtted on tunduvalt vanemad. Et meie esimene ettevõte nimega Kombiwood, millest ka grupi nimi, alustas tööd juba 2005. aastal. Praeguseks oleme kasvanud siis 14 ettevõtteliseks grupiks, põhiliselt Eestis, aga ka Skandinaavias ja meil on siis 900 töötajat. Et miks siis nagu selle projektiga ühineda, et selle ajaloo jooksul me oleme suutnud siiski mingi kapitali koguda, mida lisaks enda ettevõtetele ka vastutustundlikult mujale investeerida. Ja energiasalv on kindlasti üks selline asjalik projekt, kuhu võiks raha panna. Et tuule- ja päikeseenergia mahtude suurendamisel on salvestusvõimsus hädavajalik. Seda näitab energiasalve meeskonna modelleerimine ja me oleme selle väitega täiesti nõus. Seda projekti on Eestile vaja ja sellest ka meie investeerimisotsus. Ja siinkohal tänan ka asutajaid ja varasemaid investoreid võimaluse eest selle projektiga ühineda. Ma ei tea, äkki sa Mait võtad kohe üle? Just, minu nimi on Mait Kaup, ma olen Varmestoni tegevjuht. Varmeston on Eestis puitpelleti tootja.
ja me investeerisime sellepärast, me usume taastuvenergeetikasse. Et me usume, et terviklikul üleminekul taastuvenergia lahendustele tuleb kombineerida erinevaid tehnoloogiaid. Me oleme investeerinud päikese ja tuule energeetikasse, oleme Sunly investorid ja me rajame oma tehaste juurde päikeseelektrijaamad. Aga päikese ja tuuleelektri on ilmastikust tulenevalt kõikuva iseloomuga ja see vajab tasakaalustamiseks juhitavaid võimsusi. Neid juhitavaid võimsusi on võimalik pakkuda biomassi abil, sealhulgas puitpelletit kasutades, milleks meie tehased siis väärindavad metsa- ja puidutööstuse jääke, aga väga hea lahendus selleks on ka hüdroenergia, mida siis Eesti kontekstis, mida tootmiseks Eesti kontekstis juhitava hüdroenergia tootmiseks ongi vesisalvestus sobiv lahendus. Ja selle projekti on PPA tiim ette võtnud ja sellest meie otsus investeerida. Oleks edasi sõna. Mina olen Sulo Nigul ja oma senisest elust poole olen ma tegelenud kinnisvaraarendusega, mis on siis üsna pea juba 30 aastat. Ja naljaga pooleks võib öelda, et mis siis Energiasalv on suur kinnisvaraprojekt, suur auk kaevata ja suure maa-ala peale ja just planeeringud eks ole, tehti ja ehitada ja et ongi nagu suur kinnisvaraprojekt, eks. Aga tõsisemalt on muidugi see, et eks see tulek selle Energiasalve juurde on mõneti nagu selline evolutsiooniline protsess olnud, et kuskil, nagu te kõik mäletate, et umbes viimasest masust alates ma pakun, viimase 15 aasta vältel on nagu ühe tõusvas joones hakatud ühiskonnas pöörama tähelepanu siis keskkonnasäästlikkusele ja energiatõhususele. Ja meie valdkonnas, eks ole, siis esialgu tähendas see seda, et oli piltlikult öeldes maju soojustada ja panna paksamaid aknaid ette, eks. Aga siis üsna pea jõuti selleni, et sellest nagu ikkagi nagu ei piisa. Ja seetõttu viimased 5-6 aastat on siis kõikidel meie arendustel ka katustel need päikesepaneelid. Siis üsna pea me jõudsime selleni, et tegelikult oleks vaja salvestada. Ja siis me saime nagu hästi aru, et see töötab, et see meile küll nagu kasumlikult mõju, kui me kukuksime mingisuguseid täna olemasolevaid mikrosalvestusvõimsusi kasutama ja olles siis nagu kuidagi orgaaniliselt selle asja sees ja Eesti on ju väike, Peepu juba tunneme juba mingist ärikooli õpingutest, vist ma pakun, et 25 aastat. Ära nimeta neid numbreid. Ja olles samamoodi läbi päikese ja tuule Sunly investor, siis see kuidagi tuli nagu ausalt öelda nagu iseenesest, nii et kui niisugune nagu ettepanek tehti ja siis midagi, mis oli nagu elu jooksul kuskile tagataskusse jäänud, mul tundus, et see on nagu õige koht, kuhu investeerida, et äkki saab isegi kunagi tagasi. Minu kord. Tere minu poolt ka. Alexelal on siin väga hea meel olla mitmel põhjusel. Esiteks sellel põhjusel, et see usk, mis meil on olnud juba aastate tagant sellesse projekti ja selle arendusse, et see on saanud täiendavat kinnitust uute investorite näol või kaasinvestorite näol, sest Alexela osales ka selles investeeringute ringis ja ma tere tulemast ja väga tänan selle usalduse eest, et ikka on ju niimoodi, et kui ajad mingisugust asja, mida varem pole tehtud, siis aeg-ajalt peeglisse vaadates tekib natuke idioodi tunne, et võib-olla sa oled ainukene, kes sellesse usub. Aga õnneks meid on nüüd siis rohkem peeglisse vaatamas. Aga tegelikult ilma naljata öeldes me
noh, võib-olla tihti igapäevaelus ei märkagi, aga me juba ammu ju elame väga erakorralisel perioodil, mis puudutab nii-öelda energiamajandust laiemalt ja energiapöörde vajadusi ja ütleks nii, et see, et siin viimase 10 aasta jooksul on olnud edusammud selles vallas, noh, ütleme siis lünklikud või ebapiisavad selleks, et kogu energiasüsteemi noh, selle energiapöörde raames uueks luua ja olla konkurentsivõimeline. Mitte energiamajandus iseenesest ei ole ju oluline, vaid tegemist on ju kogu majanduse vereringega ja kui me regioonis jääme kuidagi vaeslapse ossa või jääme põlevkivijaamade reservvõimsuse peale lootma, siis selle tulemus on lihtsalt see, et uued investeeringud ja uus majandus jookseb teistesse kohtadesse ja mitte Eestisse. Et see tervikuna Eestile on märkamatult kahjulik suund ja Energiasalv kindlasti püüab teha või õigemini kõik need investorid siin omal moel ka eraldiseisvalt, aga ka nüüd ühiselt proovivad seda pilti parandada või sinna panustada, sest noh, kui me mõtleme nagu Eesti energiapöörde peale, noh, neid analüüse on erinevaid ja ärge võtke neid numbreid nii täpselt, aga noh, ütleme nii-öelda Eesti energiapöörde jaoks oleks vaja üks 2000 megavatti tuult, 1300 megavatti päikest ja noh, 1500 kuni 2000 megavatti juhitavat võimsust, mis on siis kombo salvestusest ja tipukoormuse tootmisest. Ja see tegelikkuses, kui numbritesse panna, tähendab, noh, sõltub millal teha, eks ole ju, aga 5+ miljardit eurot investeeringuid sellel kümnendil. Mida ma sellega öelda tahan? Ma tahan sellega öelda, et see tegemist on väga suur, selle õnnestumine on väga suur ühine pingutus. Kui on jäänud, mulle tundub, et sellises avalikus meediaruumis jääb mulje, et tegemist on sellise väikese turuplatsiga, kus kõik kaklevad selle pisikese terakese eest, et kes selle tera endale saab, tegelikkus on vastupidi. Plats on hirmus suur, tegijaid on jõle vähe ja kõige ärategemiseks hetkel pole õrna aimu ka, kuidas see peaks 30. aastaks tehtud saama. Kui me mõtleme seda, et riik on võtnud eesmärgi 30. aastal kogu lõpptarbimise mahus taastuvenergiat kasutada ja nagu siin varasemalt korduvalt on kõlanud, ilma salvestuseta pole see eesmärk üldse realistlik. Ja selle tõttu meil ongi olnud siin ühiselt selline tänamatu roll võib-olla, et selle peavoolu nii-öelda teemade kõrval sellist justkui nišiteemat, aga jah, tegelikult mitte nišiteemat, vaid vältimatut osa kogu sellest energiasüsteemist ehk pikaajalist salvestust nagu ajada. Ja ma arvan, et see nõuab väga suurt muutust ka kõigi asjaosaliste koostöövõimes. Ma tunnen seda nii-öelda esimesest uute investoritega nii-öelda läbirääkimise ringist, et see ühine veregrupp ja sünergia on siin olemas, aga tegelikult on vaja seda palju laiemalt kogu ühiskonnas ja sealhulgas riigiga, et see eesmärk oleks üldse realistlik. Ehk veel kord kokkuvõttes öeldes, tegelikult ei aimata, kui suur väljakutse see on, mis oleks siit vaja vähem kui 7 aasta jooksul teha. Tegelikult isegi ma parandan mitte 7 aasta jooksul, vaid 1 kuni 2 aasta jooksul, sest selleks, et 30. aasta eesmärki täita, on investeerimisotsused vaja sellel ja hiljemalt 24. aastal ära teha. Mis tähendab, et meil ei ole praegu hapukurgi hooaeg, vaid meil on kõige kiirem tööaeg. Aitäh! Tere, mina olen Priit Lepasepp, Sunly üks asutaja, juhatuse esimees. Sunly taust selle projektiga on tegelikult vanem kui Sunly ise. Et me oleme olnud selle projekti üks nii-öelda siis tiimina, üks pikaajalisemaid investoreid. See on juba siis alguse saanud sellest 2008. aastast. Ja sellesse projekti me usume siiamaani. Ja väga palju sellel põhjusel, et just, mida Martti just enne mainis, et need samad temaatikad, et taastuvenergia 100% tähendab väga paljusid asju. See tähendab seda, et riik tegelikult peab mõtlema rohkem selle peale, et on vaja juurde elektriinsenere.
tuli ju siin just eile ilus uudis, et elektriinseneeria õpe on läinud inimeste jaoks huvitavamaks, ehk siis kunagi varem pole nii palju inimesi sinna kandideerinud kui nüüd, et ma siiralt loodan, et nad jäävad ka sinna õppima, sest eriala on vajalik ja huvitav. Aga sealt edasi on tulles salvestuse juurde täpselt samamoodi, et Sunly on väga pragmaatiline ettevõte, et kui vaadata meie kodulehte, siis kindlasti sealt näevad vastu suured numbrid. Aga üks oluline aspekt meie jaoks on see, et tegutseme 4 riigis, meil on selle aasta lõpuks 1500 megavatti ehituskõlbulikke projekte ja nende projektide tegemisel on väga palju täna niisugust just Baltikumis sellist turutõrkeid. Üks turutõrge on muidugi salvestus ja nullhinnad ja kui me vaatame, kuidas pangad nendesse nullhindadesse suhtuvad, siis ütleme niimoodi, et kui me teadsime, et me liigume taastuvenergia suunas, siis me teadsime ka seda, et nullhinnad tulevad, aga mingil põhjusel, kui nullhinnad tulid, siis nad tulid meile ootamatult. Ja tegelikult meie vaadates nagu suuremat pilti näeme seda, et jah, need nullhinnad tulid, Sunly ka salvestusse investeerib, et peale siis Paldiski vesisalvesti me ka siis igapäevaselt mõtleme selle peale, kuidas ikkagi seda rohepööret ära teha. Et seal on mitu aspekti. Esimene olid need inimesed, teine on raha ja kolmas on projektid. Et täna me liigume projektidega täpselt Baltikumis sellisel lainel, et ma arvan, et projektides puudu ei tule, mida ehitada. Nüüd on järgmine küsimus, et kas meil on olemas inimesed ja kas meil on olemas raha, et kõike seda siin Baltikumis ära teha, mida me soovime teha. Sest et peale selle, et meie elektritarbimine suureneb nii-öelda läbi selle, et me ise tarbime rohkem läbi hea elu, siis tegelikult on ju ka ette nähtud see, et nii-öelda soojamajanduse elektrifitseerimine laialdasemalt, mis tähendab soojuspumpade kasutuselevõttu. Ja teine pool on veel ka see, et kuidagi need elektriautod peavad meie tänavatele tulema ja kuidagi nemad ka siis elektrit tarbivad ja panustavad loodetavasti tulevikus ka salvestusele. Et need aspektid on väga palju sellised aspektid, mida tegelikult on väga pikalt ette näha olnud. Roheenergeetikutele on alati muidugi vastu öeldud seda, et kõik see on hästi ulmeline, aga teadus on ikkagi teinud ülevaate selle rahastusaspektidele ja öelnud seda, et kui me vaatame, kas hoida vanavara üleval ja siis liikuda edasi mõistlikult ja vaadata, mis tehnoloogiad tulevad või siis minna kohe üle taastuvenergeetikale ja ka salvestustehnoloogiatele, siis nii-öelda majanduse jaoks on kindlasti kõige mõistlikum ja odavam minna üle kohe taastuvenergiale. Selline uuring sai tehtud vist täpselt aasta tagasi enne Arvamusfestivali väga suurte ülikoolide poolt ja Eesti oli täpselt selles uuringus sees. Ja mis ma tahan öelda uute investoritele ja vanadele investoritele, et me siin oleme seda projekti aastad uskunud. Ja täpselt nii nagu Mart ütles seda, et me oleme kogu aeg sellesse projekti ikkagi panustanud ja jutt on siin ikkagi panustanud, kui mõelda sellesse, et Paldiskisse augu tegemisse oleme investeerinud miljoneid eurosid, siis mul on hea meel näha, et meie kõrvale on tulnud uued investorid, paljuski selle nende peegli näidete puhul ka, et on ikkagi vaja endale ka, et sinu kõrval on ka uued investorid, kes saavad aru, aga üks tugevus kogu selle asja juures on see, et aina rohkem ja rohkem saavad investorid aru, miks seda vaja on. Et nagu need varasemad lood siin mainitud, et täpselt see ongi see põhjus, et kui 10 aastat tagasi oli uskujaid vähem, siis täna on neid uskujaid rohkem ja täna võib ka öelda seda, et kui siis Excelid veel ei toetanud neid projekte, siis täna võib öelda, et Excelit toetavad. Nüüd on vaja veel ka inimestel ja ühiskonnal teha see otsus, et kuidas edasi. Nii et aitäh uutele investoritele ja olemasolevatele rühkijatele. Aitäh ja võtaksime küsimused siis publiku seast. Ja mina tahtsin Peebu käest küsida, et Eestis ei ole veel kunagi ühtegi energiasalvestit olnud. Et mis tähendab ka seda, et meil ei ole olemas, ma ei tea, regulatsiooni seadusandlust, mis tegelikult üldse võimaldaks seda teha. Et kas mujal maailmas on näiteid, kus riik ja eraettevõtjad koostöös on siis nagu loonud mingi mudeli, et see saaks toimida?
Ühe väikse faktivea parandan, et salvesteid on muidugi Eestis ka ja autoakud ja koduakud ja siis suurt auku, ma mõtlen. Suur salvestid tõepoolest ei ole. Aga see küsimus on täiesti õige, sest ilma riigi ja erasektori koostööta ühtegi suuremahulist elektriprojekti kogu regiooni ei teki. Õnneks ei ole selleks vaja luua midagi väga erakordset, mida poleks varem tehtud. Need mehhanismid või bürokraatlikus keeles meetmed on erinevates riikides järgi proovitud ja tegelikult päris hea on siin öelda seda, et me oleme rohkem kui aasta jooksul Eesti riigiga ka sellist tõsist sisulist koostööd teinud nende meetmete, juba toimivate meetmete ülevõtmiseks ja ma loodan, et on siin lähikuude küsimus, kus me tegelikult kuuleme loodetavasti siis mitte meie suust, vaid riigi esindajate suust, et selline salvestusturgu käivitavad meetmed riigi poolt siis tegelikult kohe-kohe käivitatakse. Aga point on õige, ilma era- ja riigisektori koostööta me omale tootmisvõimsusi ei saa, mis tagaksid elektrivarustuse soodsa hinna ja seda puhtalt. Ja, tere, Harp Müller Vikerraadiost olen mina. Mul on mitu küsimust, aga ma võib-olla küsingi siis, kui lubate mitmes jaos või. Et kõigepealt uute investorite käest ma küsiksin, et miks teil ikkagi usk on sellesse projekti, kui me teame tegelikult ka riigile kuuluv Eesti Energia ju Ida-Virumaal teeb oma vesisalvestit ja siin mainiti ka just nimelt, et riigi toetusega või Euroopa Liidu toetusega järjest rohkem rajatakse neid akuparke. Kas ikkagi ühel hetkel ei või selguda, et need kas riigi toetatud või riigile kuuluva ettevõtte firma salvestusvõimsuste kõrval äriliselt ikkagi ei osutu see Paldiski projekt tasuvaks? Alternatiividega võrreldes on Energiasalv kindlasti teistest projektidest omajagu oma arengu sees, et see on siis see eripära ja eelis, mis Energiasalve projektil on. Kindlasti teatud risk seal on, eriti on vanarahvas juba öelnud, et issanda teed on imelikud, eks ole, samast võiks öelda, et Eesti riigi ja tema valitsuse teed on küllaltki imelikud, eriti kui me vaatame, mis on siin toimunud, eks ju, viimaste kuude jooksul peale viimased valimisi, nii et selles mõttes me selle vastu keegi nagu kaitstud ei ole. Aga ma pigem ütleks nii, et asi hakkab peale tegelikult inimestest, mitu korda on siin kõlanud see küsimus, usu küsimus, eks ole. Kõigepealt sa võid uskuda küll ideesse, aga tegelikult ideest üksi on vähe. Oluline on see, et kes on need inimesed, kes selle ära teevad, eks ole. Olles päris mitmetes start-upides investoriks, siis ma pean tunnistama seda, et nii mõnedki pehmelt öeldes siis ei ole jõudnud haljale oksale, aga mitte sellepärast, et idee oleks kuidagi halb olnud, vaid need teostajad ei olnud piisavalt head. Ja mina pean tunnistama, et see seltskond, kes mul siin paremal käel istub, et meil on sügav usk nendesse inimestesse, eks ole. Ja ma ütleksin, et ma ei tea, kas ma enne ütlesin, et ma pean finantsjuhi ametit ja Excel toetab. Et selles mõttes suht kuivalt lähtun sellest ja nagu varasemalt välja öeldud numbritest tuleb ka välja, siis me üritame siin praegu katta ainult 1/4 vajadusest. Et ruumi on veel. Ma ühe asja perspektiivi jaoks, et klaariksin ära. Et meil Eestis on suurusjärgus vaja 10 gigavatt-tundi salvestusmahtu ehk et 10-15 000 megavatt-tundi salvestusmahtu. Meie esimene etapimaht on 6 gigavatt-tundi. Siis Eesti Energia selle palju räägitud, vähe kuuldud siis vähe nähtud, siis projekti puhul see salvestusmaht on siin 250 megavatt-tundi või suurusjärgus seal. Ehk et need on täiesti erinevast suurusjärgust asjad. Ja akud on kindlasti asjad, mida me peame kohustuslikus korras tegema sel lihtsal põhjusel, et muidu me kodudes
kodudes ei saa nii-öelda oma tootmist arendada ja võib-olla siis väiksemas mahus ka siis päikseenergiat laiemalt. Aga veel korra, et asjad perspektiivi panna. Täna Eesti riik maksab akutootjale või aku siis arendajale toetust 130 eurot kilovatt-tunni kohta. Meie maksumus on sama suur kui see toetus. Nii-öelda siis salvestusmahu ühiku maksumus on sama suur kui siis akudele makstav toetus. Ehk siis, kui me oleme nii rikkad, siis me võime endale lollusi lubada. Martti Häälele oleks mul küsimus. Me nägime, kuidas siin Paldiski gaasiterminaliga suusad läksid üsna risti Eesti riigiga, et mitte öelda Reformierakonnaga. Kas te ei karda, et kuna suhted läksid halvaks, et nüüd võib-olla äkki ikkagi mingid vajalikud seadusemuudatused või regulatsioonid ei liigu hästi, sellepärast et see on see Martti Hääl ja Alexela ja me ei usalda teda ja me ei taha mingisuguseid, me ei taha, et asjad hästi ja kiiresti jookseksid, sest asjaga on seotud Alexela. Sellega on õnneks lihtne, me leppisime siin omavahel kokku, et nii kui nii paistma hakkab, nii ma lahkun, et selles mõttes seda probleemi ei ole. Ma siiski nüüd ilma naljata öeldes arvan, et personaalset probleemi ei ole. Ja võib-olla nii-öelda sekundeerides sellele, mis enne nii-öelda siin ka nende kahe pikaajalise salvestuse võrdluses või konkurentsi panekus, eks ole, või ka akudega veel kord, need ei konkureeri ükski omavahel. Kui need kõik tekiks, jääks veel puudu ka. Ma vabandan teiste ees, viimane küsimus minu poolt, et Euroopa Komisjoni välja pakutud energiaturu reformi pakett, kuidas see teie projekti ja tasuvust ja investeeringu tasuvust võib mõjutada? Seal räägitakse siis sellest hinnapiirist, et kui taastuvenergia või tuulepargid sealt üle hind on kõrgem, siis nad maksavad riigile, kui hind on madalam, siis maksab riik neile dotatsiooni. Nii et ma ei tea, võib-olla ma saan valesti aru, et tasub või kaob üldse ära mingi vajadus, ma ei tea, salvestuse järgi, kui riik nagunii kompenseerib need hinna muutused, et miks seda salvestust üldse vaja on, et kas see Euroopa Komisjoni pakutav uus elektrituru reform ei riku kogu teie plaani ära? Kui ma eksin, siis selgitage, miks ma eksin. Vastupidi, Euroopa Komisjoni turureform, tegelikult on üsna kiiresti tehtud, eks ole, ja iga kiiresti tehtud asi sisaldab ka oma selliseid lapsehaigusi, eks ole, lastehaigusi. Aga üldises plaanis, nii-öelda suures plaanis ta ju ütleb ühte. Daamid ja härrad, oli mis oli, nüüd on kiire, me peame tegema taastuvenergia võimsusi ja juhitavaid võimsusi sealhulgas salvestust. See on tegelikult ühe lausega kokkuvõttes see, mida Euroopa Komisjon oma selle turureformi, tururegulatsiooniga ütleb. Teine asi on siis see nii-öelda tulude käppimine ehk siis tulude piiramine ja tulu piiramise teema, siis see on just see, mida Energiasalv, mille osas Energiasalv on Eesti riigile 1,5 aastat tagasi ettepaneku teinud, daamid ja härrad, teeme sellise mehhanismi. Teie garanteerite miinimumtulusid, mida selleks, et projektid finantseeritavaks muuta. Meie garanteerime seda, et liiktulu tekkimisel siis liiktulu, vaid siis teatud tulude piiridest edasi siis maksumaksja või tarbija võidab. Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et Euroopa Komisjon on meid hästi kuulda võtnud. Kui ma võin täiendada, siis siin on veel üks, ma arvan, hästi oluline mõõde. Arpsu küsimus eeldab seda, et need taastuvenergia tootmisvõimsused tekivad niikuinii ja küsimus on, kuidas siis tasandatakse hinna volatiilsust. See eeldus ei vasta tõele. Kui ei teki seda mehhanismi, mis lahendaks füüsikalise probleemi elektrisüsteemis ja selleks on salvestus, siis ei teki neid taastuvenergia tootmisvõimsusi, mis annaksid selle elektri, millel oleks võimalik hinnalage kehtestada. Ehk see, millest Peep või Priit enne rääkis, mis puudutab nii-öelda pankade vaadet, siis tegelikkuses ütlevad ju pangad juba täna, et kui sa lähed täna stand-alone päikesepargi projektiga panka,
siis sa ju sealt laenu enam ei saa. Ja kuni seda probleemi ei lahendata, ei teki neid tootmisvõimsusi ja seda probleemi ei saa lahendada Brüsselist mitte ühegi regulatsiooniga. Seda probleemi, saab lihtsalt rumalat raha peale makstes, aga seda kahjuks meil ei ole või õnneks meil ei ole piisavalt, et ainus võimalus on ikkagi see füüsikaline tasakaal luua, sest see on ainuke, mis sellist optimaalset süsteemi suudab nii-öelda arendada või üleval pidada, et see regulatiivne muutus on selline tehislik ja tegelikult ainult ebaefektiivsust kasvatav süsteemis, mitte seda parandav. Ma täpsustan ühte asja veel selle ebaefektiivsusega Baltikumis, et üldse tegelikult igal pool mujal ka, kus taastuvenergia tuleb suuresti peale, et ma arvan, et üks hea indikaator on pikaajalised mudelprognoosid elektrihindadele, mida siis pangad küsivad selleks, et projekte saaksid rahastuse. Ja kui nende mudelprognooside taha vaadata, nende Excelitele sisse, siis seal on see paindlik tootmine ja salvestus kõik juba ette nähtud. Ehk justkui nagu nemad eeldavad seda, et energiasalv ja veel mõnedki salvestused tulevad 2030. aastaks ja siis elektri hind läheb stabiilselt alla. Mis tähendab seda, et seal majades on usk, et see juhtub. Ja kui seda ei juhtu, siis ei juhtu ka kogu seda hinna loogikat. Hind ei tule nagu kunagi alla. See, et me näeme nullhindu teatud nädalatel, tundidel, see on, aga mis puudutab volatiilsust, siis see jääb ja küsimus on siis, et kuidas turuosalised volatiilsusega hakkama saavad ja kas nad peavad üksinda hakkama saama, kui pangad ütlevad juba selle peale, et nädal aega on nullhind olnud, siis öeldakse, et laenu ei saa. Et siis, ühesõnaga see on see väljakutse ja selle nii-öelda, nagu mis oli küsimuse sisu, oli siis see, et tõesti, et Euroopa Liidu see regulatsioon pigem toetab selliste energeetika infrastruktuuri projektide ehitamist. Et hästi palju peaks lahus hoidma seda, et üks on sellesse infrastruktuuri tootmine, teine on infrastruktuuri investeeringud, ehk siis võrgud, võrgus olevad erinevad salvestusseadmed koos siis tootmise ja tarbimisega. Ja väga palju pannakse ka nüüd täna ja tulevikus just rõhku sellele, kuidas infrastruktuuri teha targemaks ja kuidas siis need võrguettevõtted saaksid selle tulevikuga hakkama, mis nende ees on. Ühe asja võib-olla tooksin siia juurde, see on tegelikult väga hea küsimus, Arp, et aitäh selle küsimuse eest, et kas regulatsioon ei jää jalgu või ka hoopis vastupidi takistama. Et me oleme siin nüüd viimaste aastate jooksul ju selgelt näinud, et taastuvenergia toob elektrihinnad alla. Ja ses mõttes selle taastuvenergia esile kutsumine peaks olema meie kui tarbijate, meie kui kodanike ootus riigile ja riikidele, energiasüsteemi eest vastutajatele. Meie tarbijatena tahame ju seda, et meil oleks soodne elektrihind. Meie ettevõtjatena tahame, et meie tööstustel oleks soodne elektrihind. Me peaksime valjemat häält tegema, nõudma, et me need asjad saaksime nüüd, kohe ja praegu. Euroopa Komisjoni see initsiatiiv elektrituru reformist on tegelikult hea referents, millele viidata. Näete, seal daamid ja härrad on kokku leppinud seda muutust esile kutsuvas turureformis ja me tahame seda nüüd, kohe ja praegu. Või nagu Martti ütles, aasta jooksul investeerimise otsused. Mul on küsimus veel. Eesti on praegult täis kõik võimalikke kuulsaid taastuvenergia ettevõtteid väljaspool Eestit. Energiakriis, kõik näevad võimalust ja kõikidel nendel välisettevõtetel on kapitali, vabandan härrades, ilmselgelt märksa rohkem kui juures oleval seltskonnal. Ehk et märksa lihtsam oleks olnud äkki minna mõne taastuvenergia hiiu juurde ja öelda, et tulge punti, et miks te valisite just selle tee, et kõik uued investorid on ka Eesti ettevõtjad, Eesti kapital. See on Robin Hoodi vastus, kes vastab? Vasta sa. Ei, aga tegelikult põhimõtteliselt, vaata, me oleme nagu algus, see on ikka meil oli see teadlik valik, ehk siis nii-öelda selle, ma ei tea,
paha laen inglise keelest, aga sihuke local content'i ehk siis selle kohaliku sellise osaluse maksimeerimine on meil projekti juures nagu algusest peale. Sest et ehk siis nii-öelda projekti algusest peale ja see raha hulk, mida me praegu kaasasime, see investeering on selgelt ju Eesti investoritele jõukohane. See sai selgeks sisuliselt esimese nädalaga pärast seda, kui me siis teada andsime, et meil raha juurde vaja on ja nii lihtsalt ongi. Ehk siis selle investeeringuga me loome võimalusi Eesti ettevõtjatele ja see vastab meie soovile pidada seda Eesti ettevõtjaid maksimaalselt selles projektis osanikke. Ma ei tea, Robin Hood või mitte, aga tahtsin midagi juurde. Väga hästi öeldud. Ma siia selle mõõte võiks juurde panna, et kapitalil on tegelikult rahvus. Kiputakse rääkima, et ei ole, tegelikult ikka on. Ja seda projekti on võimalik ellu viia mitmel moel, sealhulgal sellisel moel, et see tekib Eesti pinnale, aga Eesti elektritarbija sellest mitte midagi ei võida. Me oleme vähemalt nii-öelda selles ringis arutanud ja otsustanud nii kaua, kuni me jaksame. Me ajame seda projekti nii, et Eesti ühiskond sellest võidaks, mitte nii, et sellest võidaksid suured energiaettevõtted väljaspool Eestit. Ja küll, mul on küsimus lihtsalt lehelugejalt, sest et iga kord, kui Martti ja Priit hakkavad rääkima energeetikast, läheb jutt nii keeruliseks, et vähesed saavad aru. Seega mul on küsimus uutele investoritele, et ega investeeringu otsuse tegemine ei ole ainult Exceli tabeli vaatamine, et nagu te ise ennem rääksite, et see on Excel, see on inimesed, aga samal ajal on tegelikult ikkagi idee ja midagi, mida tehakse ikkagi Eestis sellisel moel esimest korda. Et millised olid need küsimused, mida te küsisite siis härrade käest paremal? Selleks, et päriselt aru saada asjast ja uskuda sellesse. Sest et kui Peep näiteks kirjeldab, et ta kaevab maa sisse augu, kuhu mahub oli 50 Viru hotelli, eks. Et siis, et see on nagu ilus metafoor, aga mis küsimusi te esitasite, et seda oleks huvitav kuulda? Esimene, kes soovib. Ma arvan, et minu esimene küsimus on standardne, nii nagu kõikides teistest projektides, kuhu olen, et kuidas välja saab millal ja kuidas, eks. Ja kui sellele tuli nagu enam-vähem standardne vastus, siis me saime minna järgmiste teemade juurde, et ma ei tea, ma arvan, et ma vist siin eelpall juba nagu ütlesin nagu ära ja ma arvan, et eks see on nagu, tegelikult eks see natuke oleneb sellest investeerija sellisest sellisest iseloomust võib-olla ka, et ei taha pagaritööstusesse investeerida, ei ole huvitav, tahaks midagi põnevat teha. Neid küsimusi, mida me küsisime ja neid teemasid, mida me läbi käisime, oli oma jagu, et võib-olla mis meid huvitas loomulikult olid keskkonnaalased teemad ja ei saa salata, et palju küsimusi oli ka seotud ikkagi finantsprognooside ja väljavaadetega, aga kuivõrd me täna investorid siin oleme, siis kõik need küsimused said meie jaoks nagu ütleme siis suuresti rahuldavad vastused, just nimelt. Et me usun, et seda projekti on vaja ja mul on hea meel, et me nüüd täna siin istume selles pingis investoritena. Ja ma kinnitaks kõike eelpool öeldud ja ikkagi see algne suhtumine juba, kui see projekt nagu tuleb Eestist, on nagu ikkagi vähemalt meile Kombiwoodile veidi teistsugune, kui ta tuleks siit mujalt, et see tähelepanu oli kohe olemas ja eks lisaks nendele küsimustele võib-olla ütleme, et investeerida vastutustundlikult, et kogu see keskkonna poole aspekt, et ühest küljest ta on kõige väiksema võimaliku jalajäljega salvestustehnoloogia, ta on täiesti uus tehnoloogia, et teda teha sellistesse piirkondadesse, kus ei ole mägesid ja suuri jõgesid. Et tema sellise projekti potentsiaal tegelikult on palju laiem kui Eesti. Ja ütleme, et see maavarade pool ka,
et akud ju vajavad nagu mitmesuguseid maavarasid, mis tuleb kuskil kaevandada, kuskilt vedada, on ju, alati need riigid ei ole sellised võib-olla, kellega me tahaksime äri teha. Et sellised küsimused jah, mis said kõik positiivsed vastused. Käis läbi, nagu ma mäletan sellest jutuajamisest, et see asendab 60 000 Tesla akut, et on see number õige. Aitäh, üks küsimus siiski veel. Siin käis läbi sõna jalajälg ja kõige keskkonnasäästlikum. Kas inimesed Paldiskis tahavad seda energiasalvestit sinna? Mis kogukonnad arvavad seal? No, vanemad olijad teavad, et see ei ole meil esimene asukoht, kus seda projekti teha. See on juba teine tervelt. Ja ses mõttes see Paldiski asukoht koos Rahandusministeeriumi 2015 me seda protsessi alustasime siis asukoha valiku asukoha ümber kolimise siis teemat, eks. Ja seal oli palju füüsikalisi ja looduslikke eeldusi, mis pärast Paldiski oli nii-öelda topis, aga teine ja hästi oluline oli ka tegelikult see kohaliku omavalitsuse, kohalike kogukonna ja kohalike ettevõtjate nagu suhtumine sellesse asjasse, siis ettevõtmisse. Ja see ei ole aastate jooksul muutunud, et pigem vastupidi, mida rohkem on asju selgeks saanud siis nii-öelda keskkonnavaatest, keskkonnavaasjad on alati hästi olulised, elukeskkonna ümberkujundamise või riskidega seotud küsimused, mida rohkem need küsimused on maha saanud, seda rohkem on nii kohalik omavalitsus kui tegelikult ka kohalik kogukond nagu selle asjale taha tulnud. Nii et jah, see oli põhjus, miks me Paldiskisse kolisime ja see on ennast igati õigustanud. Aitäh! Aga aitäh kõigile ja sellega saame lugeda meie pressikonverentsi lõppenuks. Aitäh teile!